Meil siin tuleb siuke oma piirkonna kõige suurem sõlmikiimise kongress. Aga nagu näed, ruumi on vähe jäetud. Üks näis kui palju paistab, rannavall on hästi kõrge. Kastab silma. Lõpuks annan siis sõna. Tänane plaan oli jah, et kui siin juba välja on, siis välja kuulutada, et siis tuleb siis maailmas kuninga tervitada ja Sõrula ei sünni. Väga hea. Ma ei teegi, küsimus, tule. Ma ei teegi, ta on Torgu kuningas, aga kas ta siis Sõrulaisel ka kuningas on või kuismoodi on asjaga? No vaata, Torgu terve Sõrve ei ole Torgu. Torgu on see tagumine ots. Aga Sõrumaa on maksima terve? No Sõrvemaa on kõik see. Kas Toomadele? Ei ole jah. Ja see kuningas, jah, et see kuningas ka. Kõik ehitada, mis on katsa midagi tegelikult. Teeme selle praegu, et proovib. Just see, jah. Saab tulla meile kolimale ravendama, see teile ühtsasti teema ja tõttusse, see tooliga kanda vankri eel ja südarit lennamasse, me kiirutame ükstekult, küsimus seal on juusatud. Saab tulla meile kolimale ravendama, seksuaalne tugi aululong, see uurik lihtsastikon, ja jähtides ja lauastuu, ja hinge õhka tulikuu, me kiirutame ükstekult, küsimus seal on juusatud. Võta tule korra siia. Löö. Jah, kuskil seal. Aga nüüd ma tahan kõigi laulu. Aga Tom, ütle midagi. 1, 2. Jah, oi, mind on vist palju siin ennast. Jah, 1, 2, jah, 1, 2, jah. Nii, Tom ütleb, Tom. 1, 2. Oota, tervist on edasi. Tulid pidusse, jah?
inimene toodi puhkama, jah. Vunts ütles ka, ei jõua nii palju tööd ette anda. Varsti tuleb sõnki tööd, abides selgelt ju taga. Armsad sõõrulased, kenad naabrid Saaremaalt ja Eestimaalt. Head sõbrad Haanimaalt, Setomaalt ja ma ei tea, kas liivlased jõudsid kohale. No võib-olla nad vaatavad meid siit üle mere. Et ma tänan siis Torgu kuningriigi nimel kõiki, kes on leidnud mahti tulla siia. No teie nimetate seda võib-olla maailma lõpuks, aga meie nimetame maailma alguseks. Et kes on jõudnud siia maailma algusesse tulla meie jaoks väga olulisel hetkel. Hetk on nii oluline, et me siin mõtlesime, et kas me saluuti laseme. Noh, päitse käest saluut niikuinii näha pole. Siis tuli mõte, et äkki laseme sellist lintidega saluuti, aga siis me mõtlesime, et see lintidega saluut jälle reostab siin mere ääre. Siis me jõudsime selleni, et võib-olla me lepime niimoodi kokku, et kui see saluudi tegemise koht on, siis me võime lihtsalt 3 korda elagu hüüda kuningale ja ma arvan, me saame sellega hakkama, et siis ei pea seda paugutama. Ma nüüd enne seda, kui see ametlikuks asi läheb siin ja karmiks, enne seda tahaks tänada, kes oma nõu ja jõuga on kuningriigi 30. sünnipäevale toeks olnud ja see sünnipäev on väga teistmoodi kui siin vahepealsed. Ja ma pean mõned ära nimetama, sest et tänutunne on väga suur. Tähestiku järjekorras Ain Talur, Aivar Pohlak, Aivo Põlluäär, Aleksander Baumann, Alver Sagur, Andro Roosileht, Andrus Lei, Annika Prei, Andri Õundpuu, Fomar osaühing, Kaire Müürsepp, Kellamäe kivitööstus, Leo Filippov, Lilli Vipp, Margus Müür, Mari Kübarsepp, Mari Lepik, Martin Vipp, Mart Puussepp, Mati Martinson, Peeter Vähi, Point Print osaühing, Raadio Kadi, Saaremaa vald, Saaremaa muuseum muidugi erilises rollis, Silja Saar, Tiina Jokinen, Torgu külaliste maja ja Venno Vipp. Nii et aitüma ka teistele, kes kui mõni jäi siin ebaõiglaselt nimetamata, et ärge tundke siis. Ja täna on siis selline kuninga referendumi tulemuste välja kuulutame. Homme siis kella 1 ajal teeme popil siis sellise sünnipäevapeo moodi asja ka. Aga praegu me peame täna toimetama sellise ülitähtsa asja uue monarhi ametisse nimetama. Isegi koerad on ärevil. Ja nüüd me saame ametliku osaga alustada. Alustame muidugi loomulikult hümniga.
eriti neile, kes püüdsid kaasa lahutada. Et ega see ei ole kerge, aga ega ametlikud asjad polegi kerged. Ametlik hümn ikkagi. Nii. Ma nüüd sissejuhatuks, et kaugemalt tulnud külalised asjast aru saaksid ja mis siin üldse toimub, et ma pean selgitama natuke, et te teaksite ja oleksite kindlad, et Torgu kuningriik on kogu maailma mastaabis ikkagi ainulaadne asi, et sellist asja rohkem ei ole. Ja muidugi, peab ütlema kahjuks, et ainulaadne oli ka see põhjus, miks tekkis, et sellist asja, et üks riik ühe osa enda territooriumist lihtsalt ära unustab, et sellist kentsakat asja ikka juhtub väga harva. Aga jah, et bürokraatlike jukerduste tõttu osa territooriumist jäi riigipiiridest välja ja kohalikud inimesed avastades, et neil on äkki siis kodanikuõigused kadunud ja ei saa ei omavalitsust ega valimisõigust ega midagi pole, et siis leiti, et kõige parem protest on siis see, et pöörata tähelepanu ja asutada oma kuningriik, et siis ehk Eesti Vabariik võtab selle kuningriigi nagu, kui ta ei taha teda vallana võtta, et võtab siis ta sellise liitriigina Eestimaa koosseisu. Selline pakkumine tehti, sest tolleaegses põhiseaduses paragrahv 155 ütles nii, et kohalikud omavalitsused on linnad, külad, vallad ja muud. Et siis nende muude all siis võiks olla üks kuningriik ka vabalt, aga hea küll, nüüd on vähemalt vald taastatud. Aga kuningriigis 92 aasta augusti keskel kuulutati see välja ja kehtestati Eesti Vabariigi seadusandlus ja taotleti siis Eestiga taasliitumist. 4. septembril 92 aastal pakkus siis pakkus kuningriik kuningaks kandideerimist välja 2 kandidaadil, Kirill Teiterile ja Tunne Kelamile. Ja jutt jäi nii, et siis 20. septembril järgnes nii-öelda üldrahvalik referendum, mida mandri peal nimetati Eesti Riigikogu valimisteks, aga ükskõik. Ja seal tõesti Kirill Teiter kogus uskumatu häältesaagi siin Lääne- ja Saaremaal 1,5 isikumandaati. Ja selle tulemusena siis 92 aasta novembris löödi Torgu kuningaks Kirill, kelle ametinimeks sai siis Kirill esimene. Ja temale anti Torgu kogukonna poolt 3 olulisemat tööülesannet. Esiteks taasühendada Tagasõrve-alad Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni alla. Teiseks saavutada Saksamaalt teises ilmasõjas sõrulastel tehtud kahjude hüvitamine. Ja 3. hankida suletud piirialaks olnud Sõrvele sellist rahvusvahelist tuntust erilise turismisihtkohana, sest siia ju võõrad ei saanud üldse ligi ja kes mäletavad, siis isegi omad ei saanud, pidid ka Kuivastu sadamas templi passi saama. Ja võib öelda, et kõik need ülesanded õnnestus Kirillil täita ja see, kui varem siin kohalikud inimesed võisid ennast tõesti tunda, et nad on Jumala ja riigi poolt ära unustatud mingi ääremaa, et siis peale seda, kui see kuningriik välja kuulutati, siis kes mäletavad ja siin need vanemad inimesed on rääkinud ka, kui läksid Tallinnasse näiteks arsti juurde, siis kõik juba ukse pealt kilkasid rõõmsad. Torgu kuningriigist, jaa, kes ei tea, kõik teadsid, mis asi on Torgu kuningriik. Et äkitselt siis muutus see nagu maailma silmis tähelepanuväärseks ja eriliseks. Ja siinsel rahva, ütleme siis nii, et riivatud eneseväärikus sai taastatud ja demokraatlik omavalitsemine ka lõpuks, nii et ka peale Torgu valla taastamist siis ikkagi Torgu kuningriik jätkas vaikselt oma tegevust, aga tõsi oli ka see muidugi, et tolle ajal vald nagu ei osanud seda, see ei ole etteheide, aga lihtsalt ei leitud nagu seda konksu, et kuidas seda kuningriigi imidžit veelgi enam ära kasutada kohaliku rahva hüvanguks ja ta vajus natukene soiku, sest et Kirill peale oma Riigikogus töötamise lõppu leidis, et ta siis nagu viisakalt tõmbub eksiili. Ja kes siin on kohalikud teavad, et siis ainult suurematel jämematel aastapäevadel ta ikka käis meil siin kohal ka, kuid muidu ikka oli eksiilis varjus. Ja kahjuks siis selle aasta 20. mail Kirill otsustas minna
vaatama, ilmselt on seal kuskil taevased droonid ootamas teda. Aga lahkus meie hulgast ja loomulikult me siis olime päris jahmunud, sest 30. aastapäev oli ukse ees ja nüüd tuli nagu välk selgest taevast see asi. Aga ei ole hullu. Ajaloo veskikivid jahvatavad ikka edasi, nii et aga ma arvan, et meil siinkohal meil on võimalus lühidalt vaikushetkega Kirilli meenutada. Aitäh! Kirilliga on selline plaan meil veel siis, et me Jämaja kalmistule paneme mälestuskivi talle ja kõik, kes tahaksid selle mälestuskivi ja mälestustamme heaks natukene toetada seda tegevust, siis seal on klaasist korjanduskarp, et sinna saate panustada, et oleks kena, kui nii kaua Sõrvemaaga seotud inimene ikka oleks koht, kuhu näiteks ka kohalikud saaksid näidata, et näed, et siin on selline mees. Ja ta omaksed olid nõus ka väikese osa tema põrmust loovutama selleks, et ta oleks siin Sõrvemaaga ikka seotud. Aga see selleks, et nüüd me peame edasi minema. Tänaseks on olukord jälle natukene muutumas, et kohalik omavalitsemine on peale Üle-Saaremaalise liitvalla loomist, võiks öelda natukene lahjenenud meil muidugi siin koha peal. Ja siin on ilmunud mitmeid asjaolusid, mille tõttu tundub, et me peame jälle kasutama seda kuningriigi salarelva, et mis ta siis oli, et see salarelv oli samasugune nii nagu kunagiste kuningriiklaste fraktsioonil Riigikogus, et kui inimesed, kellel olid mingid ärilised või poliitilised või ametkondlikud positsioonid, nad ei saanud võib-olla hästi sõna võtta mingisuguse asja esile toomiseks või mingi puuduse kättenäitamiseks, siis kuningriiklastel oli see võimalus alati olemas ja seda sai siis läbi sellise sarkasminoodi päevakorda tõsta, et meil karta on, et siin lähitulevikus ka siin Sõrvemaal läheb jälle seda vaja, sest et Turgu rahva huvidest tõenäoliselt on vaja varsti jälle väljas olla. Aga loomulikult on kuningriigil sellest ka monarhi vaja ja tänaseks siis on asjad nii kaugel, et Turgu rahvas on kunagiste viikingite kombe kohaselt langenud kuninga asemel endale sisuliselt juba uue valinud. Ja rahva hääl on teadagi Jumala hääl, et nüüd ma hakkan Jumala häälega rääkima, pange tähele. Seda Jumala häält kirjeldab kokkuvõtlikult Turgu kuningriigi referendumi häältelugemiskomisjoni protokoll. Häältelugemiskomisjoni koosseisus, ma kõigepealt ütlen siis ära, et see korraldus oli siis selline, eks ole, et kuna meil isikuandmete töötlemist karmilt jälgitakse, aga siis me saime teha sellise võtte, et hääletada said siis kõik need inimesed, kellel oli eluhoonega hoonestatud kinnistu Sõrves. Olgu ta siis korter või olgu ta suvila või olgu ta maja. Aga kui ta oli siin eluhoone otstarbega, et siis selle omanikud said hääletada. Ja seda oli väga kerge ka vaadata, kontrollida kõikjalt registritest. Nii et sellepärast oli meil siis komisjonis oli vallajurist Lüüri Kaire ja Maa-ameti juhtivametnik Annika Prei. Nii et nemad kahe peale said kindlaks teha, et kõik hääled, mis on antud, on korralikult antud. Ja meie kujutlus oli selline, et kui ütleme ühe majapidamise kohta antakse üks hääl, aga tavaliselt majapidamises on 3 inimest ikka on, eks ole, keskmiselt. Mõnes võib-olla on 10, mõnes võib-olla on ka 1, aga see keskmine võiks olla kuskil 3. Nii et siis seda arvestada niimoodi, et meil on umbes 330 või 340 sissekirjutusega elanikku ja hääletusõigus kõigil eluhoonete kohta tähendaks siis seda, et kui meile laekus 101 hääletussoovi vähemalt,
see tähendaks siis, et tuleks kolmega korrutada, see olekski kuskil 300 inimest nagu olekski juba hääletamas. Tõsi, 101 ei läinud arvesse, sest 2 tükki olid seal topelt läinud, mitte pahatahtlikult, vaid täitsa kogemata. Ja mõned hääled läksid niimoodi välja, et nad tegelikult ei saanud, neil ei olnud õigust hääletada. Nii lõpptulemus oli nii, et 96 kinnistu häältega. Noh, see on siis umbes, me võime arvestada 300-400 inimest. Hääletada sai väga mitmel moel, kuna kontrollida sai siis selle kinnistu järgi, nii et siis oli valimissedeliga, e-kirjaga, siis läbi Torgu kuningriigi kodulehe, sideettevõtete kaudu ja nii edasi. Ja oli siis 2 kandidaati, nii nagu esimesel korral 2 kandidaati kuningriigi poolt kaubeldud, kes noh, ega ei saa ju lihtsalt panna lambist kedagi sinna, et nad pidid olema pika kauplemise peale jääma nõusse, et ikkagi nende nimi ja nägu on seal, noh, sellepärast nad ei olnud ju nagu mitte kandidaadid, vaid ütleme nominendid siis. Et neid pakuti välja, aga 3. rida oli siis vaba selleks, et iga inimene sai, iga majapidamine sai pakkuda omalt poolt, et keda tema tahaks näha. Ja üldse kokku nimetati 9 inimest. Nii huvitav, kui see ka ei ole. Ma loen need siin ette tähestiku järjekorras. Aivar Pohlak, Andi Noot, Jüri Parik, Kaupo Vipp, Kristjan Teiter, Leo Filippov, Mihkel Undrest, Tarmo Noot, Tiina Joginen tähestiku järjekorras. Sellised inimesi nimetati. Ja nüüd siin referendumi häältelugemisprotokoll. Ma ei hakka kõiki neid protsente, see ei ole mingi spordivõistlus, et tuleb järjestikku panna, aga võitja sai 39% häälte arvust, suhteliselt ikkagi ka teistest rohkem. Ja eeltoodust tulenevalt häältelugemiskomisjon kinnitab, et referendumil osutus valituks Kristjan Teiter. Ma palun nüüd, kui Kristjan siin on, äkki sa tuled, et kui Kristjan praegu keeldub, siis me võtame järgmise. Nii. Nüüd me peame Kristjani, me ei panegi Kristjanit praegu rääkima siis. Kõigepealt tal pole üldse mingit sõnaõigust ju. Nüüd on meil, kus meil on see abiline, kes, kohe tuleb, kohe läheb siin hirmsaks protsessiks. Vähemalt sama uhkeks, nagu oli esimese kuningaga. Et meil on meie sõbralik, no te teate, Torgu kuningriigi relvakapp, kus asub. Seda asja nimetatakse Kuressaare lossiks. Et see on Torgu kuningriigi relvakapp ja me tõime täna relvakapist ära mõõga, millega me kõigepealt peame siis... Nii. Saamad siis tema. Et... Nii, asi näeb siis välja niimoodi, et selleks, et kuningaks saaks kinnitada, selleks peaks kõigepealt rüütliseisusesse saama. Ja rüütliseisusesse siis saab meil lüüa kuningriigi kõige sõjakam tegelane, kes on ühtlasi Ohesaare panga juhataja. Temal on muideks väga hea kogemus ka relvadega ümberkäimisel, et tema käes ei tee see mõõk loodetavasti mingit liigset pauku. Ja protseduur siis näeb välja niimoodi, et ma palun kodanik Kristjan Teiter. Kõigepealt ma küsin, kas sa oled nõus sellega, et hakata kuningaks? Jah, olen. Hurraa! Siis... ole kena ja kodanik Kristjan Teiterina, palun pane üks põlv siia selle
kuningliku padja peale, nii. Ja nüüd tuleb siin protsess. Kuula oma rahva häält. Kuula oma südant. Ja tee otsuseid mõistuse järgi. Ja nüüd tõuse kui Torgu kuningriigi rüütel. See on ajalooline lipp. Kirill armastas sellega hirmsasti käia ringi. See on esimene ristilipp, mis õmmeldi siin Kuressaare naiste poolt. Et see on nüüd... Ootake, kus see... Nii, ja nüüd kuningriigi rahva poolt ma annan sulle üle kuninga töötunnistuse või ametimärgi. Ja regaalid, need on kuningrikud regaalid. Et nüüd võib öelda, et nüüd sa oled, kas nüüd võib öelda? Nüüd võib öelda, et sa oled Torgu kuningas. Et teeme selle saluudi siis nõnda, et teeme niimoodi, et hüüame 3 elagut. Elagu Torgu kuningas! Elagu! 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 Tahad sa midagi öelda äkki? Kas sa suudad midagi öelda? Hea Torgu rahvas, head külalised. Kas te teate, kes oli Jean Bardot? Ta oli prantslane ja Napoleoni armee marssal. Aga temaga juhtus selline põnev lugu, et ta valiti Rootsi kuningaks. Tal ei olnud Rootsiga mitte mingisugust seost ja ta ei olnud ka kuninglikust soost. Aga sellele vaatamata on tema järeltulijad praegu need, kes valitsevad Rootsit. Selle looga tahan ma ütelda seda, et kui inimesed otsustavad, et on kuningriiki ja nad tahavad valida kuningat, siis on neil täielik õigus. Nii nagu Torgu rahvas tegi 30 aastat tagasi ja nii nagu teie tegite seda sel suvel. Ei ole veel läbi. Torgu kuningriik, seda võib ette kujutada nagu kindluse müüri. Ja kivid seal müüris on Torgu inimesed, maa, meri, head mõtted ja ideed. Aga mörk nende kivide vahel. See on huumor, see on nali. Nagu öeldakse, pulli peab saama. Samas on Torgu kuningriik väga tõsine asi. Et selleks olid väga tõsised põhjuseks, miks see kuningriik 30 aastat tagasi loodi. Ja on väga tõsised põhjused selleks, miks sellega nüüd edasi minna. Probleemid tulevad, lähevad, aga lõpuks nad ei kao kuskile. Ja see on väga tore, sellepärast et see vastuolu nagu huumori ja tõsise asja vahel ajab nii mõnelgi inimesel, kes võib-olla ei ole kohalik ja asjaga ei kursis, juhtme kokku. Ja see on väga lahe. Igal juhul tahan teid väga tänada selle üüratu usalduse eest, mida te mulle osutasite selle valimisega. Olen vägagi teadlik, et see kõik on saadud avansina. Luban valitseda väärikalt ja teile mitte häbi teha. Luban
kasutada Toru kuningriiki ja kuningriigiga seonduvat Torgu rahva heaolu parandamiseks. Aitäh! Istu korraks trooni peal. Ükskord, jah, istu korraks trooni peal ka. Et meil on siis nüüd edasi nõnda, et kõigepealt lõpetame selle ametliku osa ära. Et siis laskem siis sellest ajast ja kohast liikvele sõna meie sõprade ja isegi meie vaenlaste hulgas, et ei ole midagi siin lõppenud, et kuningriigi tõrvik on edasi antud, algab uus ajastu, midagi pole teha. Uue kuninga toel kavatseb Sõrvemaa endiselt seista selle eest, et eluvõimalused siin ei hääbuks. Igaüks eraldi võib-olla suudab vähe ära teha, aga koos suudame kindlasti palju ära teha. Aitäh kõigile ja paneme nüüd lühikese hümni veel ja nüüd on niimoodi, et meile mängib selle piduliku ürituse lõpuks, alguseks ütleme siis nii, mängivad mõnusad tüübid Kukerpillist ja ma arvan, et me palume siis võib-olla kuningas, sa oled ikka prouaga. Et äkki kuningas teeb prouaga veel avavalsi ka siis ühtlasi, et kui nüüd Kukerpillid lavale tulevad. Aga seni sa istu, naudi oma seda trooni. Tahad ära mind, olgu. Aitäh, kohe peaks tulema siin nüüd Kukerpillid siis. Ma nii kaua veel ütlen seda, et saab seal laua juures teha annetusi selle eelmise kuninga monumendi jaoks ja siis seal on igasuguseid nänni ka, märke, kleepse, särke ja värke ja on siis Torgu kuningriigi toetaja kaart seal saadaval. Ai, vabandust, meil on siin ühed inimesed veel, kes sõna tahavad saada. Meil on Haanja mehed. Andke andeks, ma peaaegu juba. Nii Haani põlitseda rahvide esindajatena ja Haanimaa vanembana tulime tähamba, et uuele kuningale ütelda kimma tervitusena ja jäkkugu tal tola, nagu üteldi, huumorimiilt ja ka töö ja jõutahet. Aga nagu vana muistse rahva eest tule kunagi tühji käsiga, siis võtime ikka midagi vähe ütle kodokosti. Ja kodakostis on meil välja mõteldu, et olesti meil meelejõudu ja ka nalja, siis too korgi all too tege nalja. Aitäh Haanimeestele. Kas on keegi tahab äkki veel sõna võtta?
või laseme kukerpillidel rääkida? Aitäh! Aitäh ja ka pensionäride harrastusorkester Kukerpillid tervitab uut kuningat. Edu, jõudu, jaksu ja ilu ja esimene valss kuulub sulle. Oi, külade kõrtsi on loodus lõpuni, kus parimad piirad ja tunnelu, kus suured kaunistas kiirelt, kus küll ja lisareid kuulsin ja nägin. Oi, külade kõrtsi, kust kuulikusin läbi, kus hüütaegu kogega hääd sain ja läbi, kus maanteid teema, kus redekis lappab, kus armastus algas, kus ihastus hakkas. Oi, külade kõrtsi, mu loomus on mu põlu, kus piimased piigad ja õhtune õlu, kus laulsid ja laulsid sõbrad ja pelle, aeg möödub ja muudab veel kaunimat selle, kus laulsid ja laulsid sõbrad ja pelle, aeg möödub ja muudab veel kaunimat selle. Hurraa! Bravo! Ja tantsupõrand on sisse tantsitud. Nii et palume kõiki siis tantsupõrandale, köhige hääled puhtaks ja laulge täiel rinnal kaasa. 1, 2, 3. Maailma lendama, sulle seda ütlema, mul see tarvis peale, mida ma teen. Leidab teid ja leidab maid ja leidab sinust paremaid, mul see tarvis peale, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale, mul see tarvis peale, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale, mul see tarvis peale, mida ma teen. Tuleb vastu käia reid, möödab minnes mina selvad, mul sul tarvis teada, mida ma teen. Roosin mukkab veidi kaas, jutusel kõigil käes, mul sul tarvis teada, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale, mul sul tarvis teada, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale, mul sul tarvis teada, mida ma teen. Oi, oodake! Vaataks nõuanad sinna! Laulme ära! Aina varem läheb. Kõik endale, kõik endale, mul tarvis teada, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale, mul tarvis teada, mida ma teen. Ja koerust tükked teega teel, silmatu on mu meel, kuid mul tarvis teada, mida ma teen. Aastaid vinnana, mil käidud teen elama maha, oleks sul tarvis teada, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale, oleks sul tarvis teada, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale, oleks sul tarvis teada, mida ma teen. Ja kui jälle ükskord tagasi sind üles näotsin jällegi, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Õnnelikuks siis mina saan, kui minult midagi ei küsi saa, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale, pole sul tarvis teada, mida ma teen. Kõik endale, kõik endale,
ja õnnitleme jah, Turgu rahvast. Kuningas uuesti olemas ja meil on jälle sükased, on üks laul. See laul oli kaua aega keelatud, praegu ta on lubatud, sest et meie kõige nooremal orkestri liikmel, noormehel nimega Heiki Vahar, kes on teie poolt vaadates vasakult esimene, temal hakkas kasvama habe. Ja nüüd me võime seda laulu täiel rinnal ja täie õigusega laulda. See on habemega laul, habe see on mehe au. Sest siis kui habe ees ja muie habemees, sa tunned ennast nagu täitsa mees. Kui asja saab, siis saab asja mehest ka. Näe, seisan teie ees ja habe on mul ees, just sellepärast olen asja mees. Habet saab just sügada ja habet võib ka pügada. Kuid ära ajada, ma teda küll ei saa, no kuhu ta siis peaks veel minema. Teage näe, et habel see oli, on ja jääb. Kas mõistab sülenõu, see veider üldõu, et habemesus peitub nüüd. Ei maksa loota, et ma nüüd kõik probleemid ise ära lahendan, aga vastan siiski abi asjade korraldamisel. Mis mulje sul on oma alamatest jäänud? Mulje on jäänud väga tore, et ma siiski kartsin natukene sellist rohkem sellist sarkastilist suhtumist, et noh, mis siin tuleb mingi oma kuningriigi värgiga. Aga senini on see vastuvõtt olnud küll väga ja mulje väga südamlik, et suur aitäh selle eest. Et me teame, et kuningad teatavasti ei ole alati tingimata ilmatu rikkad ja kuningas on just nii rikas, kui on tema maa. Nii et meie kingime siis kuningale rikkust juurde. Õppi hoolega, siis saad meitega rääkida ka. Aga Ammuker, lendame lavale. Ja Ammuker ei taha üldse mitte üksinda laulda. Nii et kui meie laulame, siis teie võite alati meitega seltsis laulda. See on ka kohe päris kindel. Et meetel on kamba peal umbes üks ainumas mikrofon. Siis te peate olema teravkõrvised või tulema lisemale. Ilusa kaare. Teemegi. Tõmbame hästi pomma. Hästi pomma. Tule. Tule kedagi. Merike vahetab pääsuga kohe pära, siis oled sa keskele pääsu. Kui esimene laul rääkis meitel sellest, mille jauks üldse laulud ilmas loodud on.
aga teine laul räägib ühest erilisest Ma mõtlen, et kahest tuhad ei tee. Ei no, mis? Ära mine veel! Lähed 7. paarilise juurde. Seda pääsed lugema, eks ole? Ei, loeti niimoodi. Esimene ja teine ja kolmas ja neljas. Nii, proovime nüüd. Lähme 7. juurde. 3 ja esimene ja teine ja kolmas ja neljas ja 5 ja 6 ja 7. Stopp, ära edasi mine! 7-ga teed pool ringi. Udad oma suurt. See märkus veel, et poisid tantsivad nagu poisid, eks ole, ja tüdrukud vaatavad, mis tüdrukud teevad. Katsuge neid punaste mütsikestega tüdrukud jälgida ja kaabudega poisse, jah? Nii, proovime. Lükata, ega naised ei pea teama.
ja kätlemine, esimene ja, teine ja, kolmas ja, neljas. Siin peale. Ja peaks oma paarilisele jõudma ja tants läheb valguses. Seine Brüder lebten schon jünger und die waren noch mehr uns. See on riiklikul tähtpäeval. Kuningriik tahab tänada neid inimesi, kellel on teeneid kuningriigi ja ka kohaliku rahva ees. Ja selleks on meil siis sel aastal selle 30. juubeli tähistamiseks said tehtud Kirill esimese isikliku vapiga mälestusmedalit, et 30. aastapäeva puhul anda. Nüüd nad on muutunud jah tõesti mälestusmedaliteks, aga siis me teeme siis niimoodi, et kutsume järjest inimesed siia, siis kuningas annab neile medali. Kui teda hästi paluda, äkki paneb rinda ka, ma ei tea. Ja siis siin tütarlaps annab lillede asemel, sest lilli paljud inimesed ei söö, aga see on selline hea paber, mille saab siis seina peale panna. Ja siin on siis selle medali saamise tunnistus. Ja ma hakkan järjest siis, ma tean, et siin mitmeid inimesi ei ole praegu, aga see ei loe, et nimetame nad ikkagi ära, need, keda praegu pole kohal ja kes on ikkagi seda medalit väärt. Ja siis, kes kohal on, siis nendele, me saame aplausi saame ju kõigile teha, eks ole. Nii, aga hakkame siis pihta. Et kõigepealt kuningriigi asutaja ja kuningriigi esimene õuedaam, kes täna on küll kahjuks mandril ja ei saanud tulla, palus vabandust, aga see on Lea Kuldsepp, aplaus. Siis kuningriigi üks asutajatest ja pikaajaline kuningriigi kindralkuberner Valdek Aus. Kas Valdek on siin, ei tea? Valdekut ei paista praegu. Siis on kuningriigi üks asutajatest ja pikaajaline õuenõunik, kes ma tean, et on natukene haiglane praegu, et ta ei saanud tulla. Aga see on Laine Tarvis, kes oli ka ühtesi ju esindas meid ka Riigikogus vahepeal. Siis on meil üks asendamatu mees, kes on nagu Turatselli patareiga mingi aparaat. Igale poole teda jagub kõigega ta tegeleb ja hirmus kuulus on ka, kes on siis asutaja ja kuningriigi õuenõunik ja peale selle veel, nagu selgub, spetsialist monumentide paigaldamise asjus on Leo Filippov. Tema on siin küll, tema tulgu välja.
elagu kuningas, elagu kuningriik! Hurraa! Siis üks inimene, kes oli ka kuningriigi asutamisprotsesside lähedal, kes on ka ajaloo anaalides jäänud pildi peale nii, et kuningas Kirill vaatas kuidagi väga eriliselt talle otsa. Aga see on meie õuedaam, meie kolmas õuedaam, Annika Prei! Annika, ma tean, saad siin, tule välja! Kas keegi näeb Annikat? Tule. Ahaa, ta tahtis. Hurraa! Nii, siis järgmist inimest ma kardan, ma ei tea, äkki on siin. Aga see on nüüd siis selline inimene, kes tegelikult ka oli eelmise kuningaks löömise ajal, igatahes oli ta seal ühispildi peal olemas täiesti, et järelikult ta seal ikka asjaline oli. Aga tänu kellele siin Sõrve kultuurielu on ikka kõvasti edenenud ja kes on siin Salme rahvateatriga teid Sõrvele üle, noh, ma ei tea, üle maailma nime. Maire Sillove! On Maire siin? Ei ole. Te teate? Ei ole. Ei ole. Siis üks eriti tähtis mees, kes on meil nagu kohalik Superman või niimoodi. Aga siis ühtlasi on ta ka siis Ohesaare panga juhataja ja kuningriigi rahapaja ülem, aga lisaks sellele ta on sõjamees ja siis eile on ta veel ka kuninga ametisse löönud, nii et Mart Puussepp, hurraa! Mart tuleb oma lahutamatu kaaslasega, kes on meil väike Torgu Tigolohe mudel liikub. Ta hoiab teda suhteliselt lühikese keti otsas, nagu näete. Tänu Mardile, et muidugi ongi meil üldse olemas kuningriigi oma raha ja ka muidugi loomulikult ka need medalid. Aga suur tänu, jah. Nii. Siis järgmine nimi siin nimekirjas on, võiks öelda, et siis Torgu kuningriigi väliskaubanduse agent, aga ka siis kohaliku kaubanduse ülem ja mees, tänu kellele siis on meil sellesama rahakurss teada kogu aeg. Et selleks, et seda rahakurssi teada saada, pole vaja siis muud, kui minna Laadla poodi, vaadata, palju maksab pool liitrit Viru valget. Nii et suur tänu Jone Koppelile, Jone Koppel, aga ta vist on hurraa. Tänu kellele me ikka veel saame leiba kaasat. Aga Jone on, ma kardan, et ta on praegu tööl. Ta on hetkel tööl, jah. Aga kõik nad saavad oma need asjad kätte ka ikkagi. Siis on meil vaja nimetada kindlasti ära Torgu kuningriigi õukonna helilooja Peeter Vähi. Hurraa! Aga Peetrile võime õnne soovida mõttes, et ta läks täna oma kõige viimase heliteose sellist kontrollkontserti kureerima Tallinnasse, aga edu talle ja õnne talle selle uue heliteose puhul. Hurraa! Siis on meil selline mees, kes asutas Torgu kuningriigi postiteenused ja kes ise nimetas ennast Torgu kirjatunts. See mees on Enn Helmet Murumets.
Aga teda, ma tean, et teda siin praegu ei ole. Meil on siin veel inimesi, keda momendil ei ole, on Torgu kuningriigi saadik Lääne-Euroopast, mees, tänu kellele siis üks esimese kuningriigi ülesandeid sai täidetud ja Serve jõudsid need nii-öelda Saksamaale küüditamise valurahad. kes oli tollal saadik Saksamaa Liitvabariigis. Teda ei ole kahjuks siin, seda ma tean. Ta ei saanud tulla. Saatis terviseid kõigile. Siis oli teine saadik, kes on ka siuke, natukene Kirillimasti mees võib-olla, kes teavad, millega ta siin tegelenud on, kuidas ta on sõna võtnud avalikkuses, aga mitte küll nii suurelt. Et see mees oli siis Torgu kuningriigi saadik Austraalias ja Lõunamere saartel. Ja ta oli seda sellepärast, et ta oli ühtlasi ka Eesti esindaja Austraalias tollal. Ja see mees Kalle Mälberg. Aplaus. Siis on meil järgmine inimene, kes on, tänu kellele on siin suurem osa nende viimaste aastapäevade käigust on olnud filmi peale võetud ja tänu kellele on meil täna kuningal ka olemas selline kuninglik sõiduvahend, millega teda vedada. Tõsi küll, see vist on aurukütte peal, et vahepeal läheb auru välja, aga igatahes väga uhke masin. Et see mees on Aleksander Baumann. Hurraa! Näete, ja ongi filmimas. Kuninglikud tänud. Tänan. Teinin kuningat ja kuningriiki. Ma peaks kaamera... Tule ütle. Teinin kuningat ja kuningriiki. Edasi. Nii nagu jaksan. Järgmine on, see on juba 16. On siis selline tegelane, kes siin mõne aasta tagasi tekitas kõva furoori sellega, et ta võitis ühe olulise spordivõistluse ja sellel võistlusel ta võttis siis Torgu kuningriigi lipu endale Eesti lipu asemel ja jooksis sellega ümber staadioni, et tekitas tohutu rahvusvahelise furoori, et keegi saab aru, mis lipp see nüüd ikka on. Ja lisaks sellele ta tõi sõpradega ära ühe mereäärde Aafrikuna tulnud ühe Läti poi ja pani selle sinna amprikanti piirimärgiks ja värvis ära ilusti, et oleks kuningriigil korralik suur piiripost. Et see mees on Andi Noot. Andist, ma ei tea, Andi vist on ka mandriga täna. Siis on meil üks tegelane, kes on siin viimaste aastakümnete jooksul, ma ei tea, minule koolis kehaline kasvatus ei meeldida. Aga tema on siin kõiki, kes siin Torgu koolis on käinud, pannud, ma ei tea, mida iganes seal tegema ja peale selle siis ka kõiki karusid siin tantsima õpetanud. See on Õie Laurielle Väli. Kõik tantsivad Torgus. Tänan, kõik tantsivad. Ma tänan aukuningale. Siis on üks eriti oluline mees Torgu kuningriigi jaoks. Mees, tänu kellele siin natuke julgem on ikkagi elada siin kauges kandis. Ja kes ikka tuleb appi ükskõik, mida on vaja teha, et siin ei jõua tema teeneid üles lugeda, aga te teate kõik teda, et selle mehe nimi on Peeter Aadusson. On Peeter siin? On keegi näinud Peeter? Ei ole näinud? Peeter ei ole tahtnud Palavasse tulla. Siis on meil jälle üks eriti eriline tegelane, tänu kellele on meil nagu selles järjepidevuses siin Sõrvemaal suuri lootusi uuesti nagu kasvanud. Tänu kellele on siin ka
kõike siin ei jõua üles lugeda, aga tänu kellele täna sai siit osta sõrvekeele aabitsat ja tänu kellele meil on siin sellised mõnusad rahvatantsurühmad ja 1000 erinevat üritust siin samas Ansekülas. Ja no tõsi küll, temaga poliitiliselt on olukord natuke keeruline, sest ta viimati esines avaldusega, et nad kavatsevad Ansekülaga kuulutada Torgu kuningriigile sõja ja siis ruttu alla anda. Et saaks kuningriigi koosseisu, aga noh, igatahes Mari Lepik on küll väga väärt medali. Hurraa! Kas sa tahad midagi öelda? Elagi. Suur tänu. Siis on selline... tahad sa veel rääkida? Väga lühikese sõnavõttu. Ja siis on selline mees, tänu kellele, ma usun, enamusel sõrulastel on kodus olemas sellised vihikud, kuhu on kokku kogutud läbi aastasadade Sõrve kohta käivaid uudiseid, mis on ajalehtedes ilmunud. See on ikka päris imeline lugemine ja igaüks leiab sealt oma sugulasi üles aastasadade tagant kuskilt. Mina mäletan, ühe minu sugulase kohta oli öeldud, et kui nad hülgepüügil jääpanga peale jäid vangi, siis tema oli kõige kõvem karjuja. Ja noh, igasugu huvitavaid detaile saab sealt teada. Aga see on meil olemas tänu Eldur Seegelile. Eldur, oled sa siin? On Eldur siin? Ajage ta välja sealt. Nii, siis on veel üks kõva Sõrve ajaloo uurija, kes tõesti päris hullu tööd mööda arhiive ja värke teeb. Ja tänu kellele siis meil on suurem osa nendest sellest igasugusest teabest kõigi nende külade kohta. Kes siin kohalikud on, teavad, et siin käivad sellised, kuidas öelda siis, matkad mööda kohalikke külasid, kus siis nende külade ajalugu räägitakse ja kirjeldatakse ja käiakse seal huvitavamate kohtade peal. Et tema on suure osa sellest infost nagu välja otsinud mööda arhiive. See on Kaire Lei. Kaire, kas on? Kes on ka sisuliselt võib öelda üle ilma kuulus, aga ühtlasi on ka siis väga kõva Torgu kuningriigi toetaja ja ka ürituste korraldaja siin. Et selle mehe nimi on Aivar Kohla. Aivar ei ole ka näha. On keegi Aivarit näinud? Ta ähvardas küll tulla, aga... Siis on üks Torgu kuningriigi toetaja veel, kes on pikalt tahtnud, et tema majas oleks kuninga, nii-öelda kontor või kuidas seda nimetada, või vähemalt selline kuningriigi esindusruum. Aga kes meil on siis nüüd tekitanud jälle selle olukorra, et kõik, kes tahavad, saavad, eriti lätlased saavad käia Lätimaad vaatamas muidugi, aga et kõik kohalikud inimesed saavad ka majaka otsast vaadata ringi, et see on Andro Roosileht, kes on ka kuningriigi toetaja. Hurraa, Andro! Aga Andro vist on ka tööl jälle. Siis on meil üks tegelane, kes meil kamandab praegu, varem oli tegeles kogukonnamajaga, aga nüüd kamandab ka koguni teenuspunkti ja kes siis niimoodi, ütleme, õrnalt konkureerib meie kuningaga siin oma ametialaselt, et see on Mari Kübarsepp. Tema on nii ametlik isik, ta tahab kindlasti öelda mõne sõna. Ei taha. Hurraa! Aitäh! Siis on üks tegelane, keda kõik siin teavad ja kes viimasel ajal on kuidagi väga täpselt sama kursi peal nagu kuningriik oma tegudes olnud ja rahva kaitseks välja astunud siin vaidlustades selle tööstuspargi projekti, et ma arvan, et see on sedavõrd suur
teene, et vääriks mälestusmedalit Mihkel Undrest. Aga Mihklit ei ole. Kas on mõni teine Undrest? Undrestit tõusetagu ta täis. Kas ma viin ära või? Ei, no hea küll. Siis inimene, kes korraldab kõige suurema rahvaarvuga üritusi Sõrve otsas. Te arvate, mis see võiks olla? Tead. 3 päeva jooks täpselt, kes on korraldanud aastaid ja aastaid 3 päeva jooksu ja teinud Sõrvet kuulsamaks. Nii et Tõnu Vaher, tule välja. Tule välja, kui mees oled. Hurraa! Tahad sa öelda mida? No olgu. Ta on rohkem tegude mees, ta pikalt rääkida ei armasta. Nii. Ja siis on meil, sellega on meil 28 nimed täis. Et rohkem praegu nimekirjas ei ole. Ma nägin siiski, et tütarlapse käes on veel üks diplom. Kaupo Vipp! Lõige! Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa. Nüüd äkki, nüüd sai nii kaua räägitud, et äkki nüüd saaks jälle liigutada meil see tantsurühm paneb jälle rahva tantsima siin, kõik karud. Maika väärsid ja... Oh, ära hetke. Ei, ma jõudsin üle vaata. Tavaliselt on meil paugupillu. Paar kord tühjad. Pilti suhtsus masinast. No arvad, jah? Jah. Ahah, hakkab tulema. Toorest täisres, nagu öelda. Siit pead ootama. Jah. Ei tasu üle pingutada. Mul on kolleeg, tead. Aabits ei ole emosapusad. Sinna Kaupo poisi käest. Ma ei tea. Üle küsi Kaupo poisi käest. Ja loodame, et pidu veel tähendab otsa ei saa. Et oleme mõnusa ja tunneme ennast mõnusalt. Aitäh! Nii, aga nüüd äkki siis on meil jälle võimalus vaadata, mille eest siin Ammuker siis nii valjusti kiita sai, et üle terve ilma juba lained käivad. Kus see mikroskoop on seal olemas? Kõigid väiksemad tükid, eks siis me käiksime ikka 2 roosi vahel. Aga lükkame siis. Kõigil jagus. Nüüd hakkas lõikama. Paar rida lõika lahti, siis saab juba hakata tõstma asja. Kas see on ka sealt Saare leivast? Teine pentsas.
pealtvaataja kontserdi. sama laua taga istuda. Ikka nad teise laua peal. Ma ei tea, kes need mehed. Asjamehed seal. Kõik jäävad kõige lõppu. Kõigi taha. Võtke siis vastu. Kui sa siin ühe taha oled, siis... Peab olla väiksemad saab ju mitu. Tuleb äärtele. Mis need ääned on vist jäänud? Ma võtan seda. Rannavall on hästi kõrge. Siis kasvab silmi.